nii, tere mu kallid õpilased, eesti keele käänded 14 ainsuses ja 14 mitmuses ja siis kõik ütlevad, et väga-väga keeruline, grammatika on väga keeruline, ei saa mitte kuidagi õppida. Aga siin on ju mingisugune loogika, mingisugune süsteem, mingisugused seosed. See on nagu pusle või see on nagu lego või see on nagu matemaatika ja vaatame, kuidas siis. Nii, ma võtan ühe sõna vend. Kes? Esimene vorm, nimetav, kui sa tahad nii ka. Nii, kes see on? See on vend. Nii. See on sinu sõnavara. Kui palju sõnu sa tead? Järgmine. Venna. Siin on küsimus kelle. See on meil teine vorm. Omastav. No näiteks kelle särk. Venna särk. Olemas. Kolmas. Siin on meil venda. Küsimus on keda. Kolmas vorm, osastav. Nii, no näiteks ma näen, keda ma näen venda. Ja kui sul on nüüd need 3 baasvormi, mida me oleme sõnaveebist vaadanud, siis nendest sa saad teha kõik teised vormid. Vaatame, kuidas. Kirjutame ära venna ja paneme siia D. Ja me saame vennad. Need on vennad. Nii, vaatame edasi. Võtame selle, kirjutame venda ja paneme siia DE lõppu. Kelle särk, venna särk, kelle särgid, vendade särgid. Ja viimane. Nii, siia ma panen siid, ehk siis venda ja siid. Ma näen vendasid. Eestlased kasutavad siin ka lühikest vormi, selles sa saad ka ilusasti sõna veebist, aga sa kuuled seda hästi palju. Nii. Ja ongi kõik praktiliselt. 1, 2 asja veel. Kui ma tean siis neid esimest 3, siis siit ma saan ka kõik teised käänded. Tean, et kelle on venna ja näiteks lähen vennaga kinno. Ma ei saa elada ilma vennata. Lähen vendadega kinno. Ja ma ei saa elada vendadeta. Näiteks. Ja veel viimane asi, siin on alati täishäälik. Ja umbes nii lihtne see süsteem ongi. Kas nüüd tundub loogilisem? Kes, kelle, keda ja siit ma võtan kõik teised vormid. Kas tundub loogiline?